Šokeeriv surmaga lõppenud otsasõit ja põgenemine keset hõivatud ülikooli linnakut. Ta paiskus üle populaarse auto, veeres tahapoole ja auto sõitis edasi. Kui juht pääseb minema, siis ainult mõneks ajaks. Ta sõitis auto otsa, jah, ma ei näinudki seda. Olgu, mul on õigus. See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Selle juhtumi ohver oli raamatukogust koju minemas, kui see auto talle otsa sõitis. Juht ei peatunud kunagi, et aidata, jättes ta tänavale surema. On 29. aprill 2024. Oleme Tallahassee's, Floridas. Kell on peaaegu 18:45 õhtul. Tallahassee politseinikud kiirustavad Florida State University ülikooli linnakusse pärast seda, kui üliõpilasele sõitis auto otsa. Johnny! Ei inimesed. Peame siia rohkem üksusi tooma, et see ala blokeerida ja hakata tunnistajaid küsitama. Ei, inimesed. Ta ei hinga. Kas keegi nägi, mis juhtus? Mul pole probleemi, tule ja vaata, mis sa tahad, et ma asjad korda teeksin. Meil ei ole, mine sinna ja teeme ära. See tüüp, kes talle otsa sõitis. Kas keegi sai tema numbri või midagi? Keegi ei tea, kes, mind ei huvita. Kas sa nägid, mis juhtus? Olgu, kas sa said numbrimärgi või midagi muud teada? Sõiduk. See oli valge, umbes sellise suurusega auto. Maastur, milline maastur? See oli valget või hõbedast värvi. Me saime signaal 4 kohta teate. Ta paiskus auto kapotile, veeres tahapoole ja auto sõitis edasi. Olgu! Ametnikud tuvastasid hiljem ohvri isikuna 20-aastase Elizabeth Simsi, keda lähedased kutsuvad Eliks. GoFundMe lehe andmetel oli Elli Florida osariigi ülikooli teise kursuse tudeng. Tol õhtul kõndis ta eksamite nädalal ülikooli raamatukogust koju. Kui ta ülekäigurajal teed ületas, sõitis auto talle otsa. Politsei osakond kinnitab, et ta suri saadud vigastustesse. Kas te kõik nägite, mis juhtus? Kas te kõik nägite, mis juhtus? Kas te tunnete teda? Ma lihtsalt pöörasin. Ma pöörasin paremale. Ma mõtlesin, miks need autod ei liigu, nii et pöörasin paremale ja nägin seda. Ma sai autot möödi, see oli must maastu. See oli liiklusõnnetus, mille põhjustaja põgenes sündmuskohalt. Kas sa nägid autot? Sest nad ütlesid, et see oli valge. Ma arvasin, et see oli must. Kummale poole see pööras? Nüüd, kuna ma olen varem elanud Tallahassee's, siis West Pensacola tänava ja Lawrence tänava piirkond on tavaliselt tudengeid täis ning paljud neist liiguvad jalgsi. Juhtumi aruande kohaselt, tsiteerin, sündmuskohal viibinud tunnistajad ütlesid, et ülekäiguraja kollased hoiatustuled olid õnnetuse hetkel sisse lülitatud. Ja tsiteerin, politseinikud üritasid autot leida. Probleem on selles, et pealtnägijatelt tuli nii palju vastuolulisi ütlusi. See on liiklusõnnetus, kus juht põgenes sündmuskohalt. Meie vastusalune ei ole sündmuskohal, me üritame seda infot praegu saada. Mul on vaja siia veel paari patrolli, et hakata neid inimesi kinni pidama ja vaadata, kas meil on selle kohta pealtnägijaid, et saaksin info välja saata. Meil oli 2 erinevat kirjeldust autost. See tüdruk, see on tema hõbedane auto siin. Ta ütles, et see oli valge linnamaastur, sellise kujuga. Ja teised lapsed ütlevad, et see oli must linnamaastur. Nad tegid vahepeatuse pööret ees. Kes olid tunnistajad? Meil ei ole kedagi. Praegu, kas sa oled Roomu suunas? Nii, et see on jõudnud sõiduki põhja. FSU teatel on see musta värvi. Nii et neil on vist teada, et see oli valge maastur. Protsessi suurus või võib-olla kuju on mätleste auto, maastur. Valget värvi. 46. Valge maastur, see on Üle tänava. 395. Kas sa said ka 14 musta maasturi kohta või oli see valge? Mõned neist ütlesid ka, et see oli must maastur. Vähemalt 2 inimest ütlesid, et see oli must maastur. Aga hankima töö ja nalja koopia. See on nagu suvine 10 musta värvi rong. Kuule, kas ma saan sinu andmed? 46. Olgu, mis sul on? Ma just nägin seda ja nägin autot sõitmas ning kuulsin, kuidas see põrkas. Olen üsna kindel, et see oli Gregi auto. Greg? Jah, olen üsna kindel. See oli suurem, nagu maastur. Kus sa tol hetkel seisisid, kui seda nägid? Ma kõndisin mööda seda tänavat. Ja sa lihtsalt nägid, kuidas see mööda lendas? Kas sa ütlesid, et olid sellele kohe kannul? Jah, ma olin kohe sinu taga. Kas teie ka nägite seda? See oli tumedamat värvi auto. Nagu heledam, nagu hall. Kus sa tänaval täpselt olid? Ma istusin täpselt seal. Näed seda HM-i silti? 18.
See näeb välja nagu mees, kes kõnnib minema. Jean! Ma istusin seal, sest ma istusin oma koeraga õues. Ma kuulsin, et see lülitati välja. Ma nägin seda õhus. Ja siis ta veeres. Veeres midagi. Ja siis auto kaldus. Nagu... Peatus korraks, peaaegu aeglustas. Siis varjus. Ja siis sõitis edasi. Ma ei näinud tervet autot. See on must väike, see on must auto hõbedase märgiga. Oota korraks, sest mul on peamine tunnistaja. Ja ta ütleb, et see on must auto. See ei ole maastur. Oota üks hetk. Ma annan sulle rohkem infot. Nii et sa seisid seal. Ma istun täpselt seal selle mehega, kes räägib telefoniga. Ja sa nägid seda. Nii et ma pöörasin ümber. Vabandust, kun on kahju. Nii et sa nägid musta sedaani. Auto, sedaan. Mitte väga uus, aga ka mitte vana. Ja nad ütlevad, et ootavad, kuni ma kirjelduse saan. Must sedaan. Must sedaan. Mitte uus, mitte vana. Aknad olid all, sest ta karjus. Mitte uus ega vana. Mitte väga uus, mitte üldse uus, aga mitte ka 2005, ma ütleksin. Midagi umbes 2010 kuni 2015. See ei olnud uus. Hõbedane või kuldne. Ma ei tea, mis see on, aga see oli autosse sisse ehitatud. Umbes miisuur. Pagasiruumi tagaosas. Jah, pagasnikul. See oli nagu peaaegu autoga kaasas. Nagu hõbedane. Või nagu hõbedane või kuldne metallist asi, mis oli autole ehitatud. Ma soovin, et ma oleksin teada saanud, mis tüüpi auto see oli. Vabandust, pole hullu, aga ma... Lihtsalt ütlesin, et see oli. Hõbedane või kuldne nagu plaat või midagi pagasiluugi tagaosas. Nobri märgin kohal. Olgu! Hästi. Kas sa nägid juhti? Ei. Hääl ei kõlanud nagu mehe oma. See oli mees. Nad ütlesid, keegi ütles, sest ma kuulsin seda ja siis kihutasid nad kohe minema ja läksid lahku. Olgu. Ja kuhu suunas nad läksid? Sinna poole, otse, alla, nad läksid otse. Nad läksid otse ristmikust üle, nad ei läinud alla. Ma vaatasin ja nägin, et nad sõitsid liiga kiiresti, et pöörata, sest ma vaatasin, kuna ma tulin siia välja ja see kihutas kohe minema. Ja nad sõitsid liiga kiiresti, et pöörata. Okei. Tallahassee politsei andmetel leidsid nad vähem kui 2 tundi pärast avariid, auto ja juhi. Härra Trueblood, see on Trueblood, eks? Willis, kas see on õige? Veel kord, minu nimi on detektiiv Adams. Võid mind kutsuda Robiks, kui soovid, see on lihtsam. Kas sobib, kui kutsun sind Williseks? See on detectable Josh Bully, võite kutsuda Joshiks. Sa tead, mis me kõik siin oleme, eks? Okay. Politsei tuvastas juhiks 18-aastase Willis Trueblood Juniori. Juhtumi raportis ei mainita kordagi, et ta oleks olnud joobes. Willis ütleb, et see oli täielik õnnetus. Ja põhjus, miks ta sündmuskohalt lahkus, oli see, et ta kartis. Ma saan aru, et juhtus õnnetus. Olgu. Ma pean kuulma sinu versiooni juhtumust, sest meie näeme ainult seda, mis on õnnetuspaigal. Ilma sinupoolse selgituseta ei ole meil kogu lugu. Kas see on arusaadav? Jaa. Kas saate mulle öelda, kus te olite ja mis toimus? Ma tean, mis ajal ma olin. Ma tean, et see oli umbes 5 või 6 ajal. Tipptunni liiklus. Ma ei tea täpselt, aga ma tean, et oli palju liiklust ja päike oli. Kindlasti mulle näkku paistmas, mul oli päikese sirm all, et saaksin sõita. Jah, härra, ma tulin alla nagu väikesest mäest. See on selline korralik väike mägi. Nii et mis iganes Florida State on, seal on 2 erinevat poolt. Ma olen keskel, see on tänav. Ma ei tea, mis pool Florida State'is see on, aga ma tean, et siin pool on uks ja seal pool on tema uks. Kas sa mäletad selle tänava nime? Ei, härra. Aga see on nagu Civic Stadium, mis iganes see ka poleks. Seal kuskil on kõik inimesed koos, olgu. Kas sa mäletad, kas see oli 2 või 1-realine tee? See oli 2-realine tee. Ei, ma mõtlen, et liiklus käis mõlemas suunas. Nii et liiklus käis ainult ühes suunas. Ainult ühes suunas, okei. Nii et põhimõtteliselt ma tulen alla. Ma näen seal üleval valgust. Ma püüan näha nii hästi, kui suudan. Ma näen teisi autosid liikumas, nii et nad lihtsalt annavad mulle märku, et ma saan veel minna enne, kui foorini jõuan, sest ma pean rida vahetama, et üle saada. Ja ühel korral vaatan ma peeglitesse, et näha, kes mulle märku annab, et rida vahetada. Ja siis lihtsalt pauh, saad aru, lihtsalt pauh. Auto sõitis teisele autole otsa.
Ta sõitis autole otsa, jah. Ma ei näinudki, ma lihtsalt kõik juhtus nii kiiresti ja halvasti. Ma ei näinud teda, ma ei teadnud, mida teha. Nii et ma lihtsalt lahkusin. Kusagil oleksin võinud proovida helistada auto emale. Miks sa lahkusid? Sest ma paanitsisin. Ma ei teadnud, mida teha. Ma olin autos, hakkasin värisema, ma olin palav. Ja ma ei teadnud, mis see oli. Ma lihtsalt lahkusin. Ma pidin minema. Ma kartsin. Kas sa oled varem pahandustesse sattunud? Mitte niimoodi. Kas ainult väikseid asju? Ja koolis. Aga see polnud nagu kooli ajal, sa saad aru. Ja sa oled 18, eks? Mitte kumbki. Olgu, nii et pärast õnnetust me jätkame nagu. Pruud, kuhu sa läksid? Nad ütlesid, et sa helistasid oma emale, eks? Jaa. Esimene asi, mida ma teha sain, oli minna oma sõbra juurde ja talle helistada. Kus see on? Ma sain selle Holtoni tänavalt. Holtoni tänaval ära, okei, vabandust. Mulle helistati majast, nii et ma ei olnud seal. Kes iganes mulle järele tuli, nad tulid Liberty Streetile. Sealt nad mind peale võtsidki. Nad tulid ja võtsid mind sealt ära. Okei, ja mis nende nimi on? Ma ei tea, Ei, sinu sõber sa ütlesid. Tema nimi on... Kas sa tead või on see tema perekonnanimi? Ei, tema perekonnanimi on... Kuidas sa seda tunned? Me käisime koos koolis. Ta ei rääkinud ikka veel Rainile, olgu. Kus te koolis käisite? Lakenes. Kui kaua pärast seda, kui sa majja läksid? Sa ütlesid, et helistasid kohe Momentile ja kohe emale. Sa helistasid emale Jessist. Kas su telefon ei tööta ilma nagu milleta? Wi-Fi. Või? See sõltub. Näiteks minu teenusega võiks see jamada. Mul on straight talk. Nii et see oleneb, kus ma olen. Mõnikord töötab, mõnikord ei tööta. Okei, nii et sa helistasid oma emale. Ja mul seda ei olnud. Ja ta tuli ning võttis mu peale. Ta tuli sinna, istus ja ootas, kuni kõik kohale jõuavad põhimõtteliselt. Vahistamisavalduse kohaselt põgenes Willis pärast avariid sõbra juurde ja helistas oma emale. Dokumendis on kirjas, tsiteerin. Kui politseinikud lähenesid kahjustatud sõidukile Liberty ja Holtoni tänava ristmikul, tuli Trueblood väl ja suhtes politseinikega. Truebloodi ema tuli samuti lähedale ja ütles spontaanselt midagi sellist. Ta lihtsalt sattus paanikasse ja tuli siia. Edasi on kirjas, et Trueblood usub, et ta ei vaadanud tegelikult kahjustusi enne, kui tema ema jõudis varjatud nimega isiku majja. Ta kirjeldas sõiduki kahjustusi kui pragunenud esiklaasi ja mõlki auto esiosas keskel. Kuid hiljem kirjeldas ta esiklaasi kahjustusi nii, et ta üritas sellest mööda vaadata, kui sõitis varjatud nimega isiku majja. Trueblood jätkas oma seisundi kirjeldamist kui paanikas ja haigena. Kuid ta kinnitas taas oma teadlikkust juhtunust, öeldes: Ma sõitsin kellelegi otsa ja ma lihtsalt rikkusin kõik ära. Mis sul sellele mõttes oli? Ainus asi, millele ma mõelda suutsin, oli see, kus ta tuli. See on otseses mõttes. Kus ta tuli? Kõik, mida ma nägin, oli märk ja tee, päike ja tee. See on kõik. Okei. Rohkem ma ei näinudki. Ma ei tea isegi, kuidas ta siia sai. Ma olin... See paneb mind ikka veel värisema. Ma ei tea, mida teha. See on dramaatiline sündmus. Ma tean, kus. Ma ei teadnud, kus. Mida sa mäletad? Ma tean, et see võib olla natuke raske, aga kas sa mäletad, kui kiiresti sa sõitsid? Ma ei sõitnud üle 30, seda ma tean. Augu? Ma ei sõitnud üle 30, ma aegustasin, et rada vahetada. Ja sa ütlesid, et oli liiklus? Me nägime 2 autot vasakus reas, kuhu ma proovisin ümber reastuda, et nende taha jääda. Okei, nii et sa oled paremas reas. Paremas reas, mis on vist kõige põhjapoolsem rida. Ja sa üritad pöörata? Ma üritan vasakule pöörata, jah. Kas sa üritasid? Kust sa tulid? Oma majast, õige. Lihtsalt huvi pärast, mida sa seal tegema pidid? Me lihtsalt läheme mängu chillima. Me mängime päriselt, okei. Pärast seda, kui sa selle maja said, ütlesid sa, et helistasid emale. Ma mõtlen, kas sa vaatasid autot? Nagu ma ütlesin, ma muudkui mõtlesin, kus ta välja ilmus. Ma võisin paanikasse minna. Ma ei suutnud. Ma ei vaadanud isegi autot. Ma ei kavatsenud minna. Nad tulid ja võtsid mu kaasa. Aga siis sain ma tegelikult võimaluse autot vaadata ja näha, mis juhtus.
ma värisesin, ma ei suutnud midagi teha, ma hakkasin oksendama. Ma ei suutnud seda teha. Kas esiklaas oli vätke või midagi sellist? Jah, esiklaas oli pragunenud. Sest esiklaas oli pragunenud, auto esiosas oli mõlk, eks, auto eesosas. Kas juhi poolel või kõrvalisteja poolel? Auto kapoti lendel. Nii et otse kapoti kesked? Jah. Okei. Vabandan veel kord, ma ei teinud seda. Ma tulin siia, ma ei läinud sinna, kus sina olid, nii et ma ei näinud midagi. Ma tõesti hindan seda, et sa oled minuga täiesti aus. Ja ma arvan, et sa oled minuga väga aus. Ma tean, et sa ütlesid, et sa ei näinud, kust ta tuli. Kas sa mäletad, et sa rääkisid millist foorist? Kas see oli nagu valgusfoor, mille juures sa olid? See oli valgusfoor. Ma olin ka selle juures. Ma ei jõudnud valgusfoorina, ma seitsin talle otsa enne seda. Okay. Kust mina tulin, seal oli Florida osariigil on väike märk, mis ütleb, et inimesed kõnnivad ja nii edasi. Tema juures ei olnud ühtegi märki lähedal. Ma tean, seal on üks, millel on väike jalaväijate sild üle tee ja kui sa sellest möödud. See viigub, tead küll see väike märk, neil oli College Townis väike märk. Jah, see vilgub, nagu kollased märgid, need kollased märgid, jah. Jah, see on sellest juba möödas. Ma just möödusin sellest ja siis, kui ma natuke edasi läksin ja seal ees on foor, siis seal ma teda nägingi. Kas see oli see foor seal CVS-i juures? Ei, seal pole mingit CVS-i, ma ei tea. See on nagu, ma ei tea. Ma ei tea seda teed, aga kus mina tulin, seal on näo natuke poode või mis iganes need on. Mõlemal pool teed on need olemas. Ja kui sa sealt edasi tuled, liigud staadioni poole. Okei. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa oleksid otse edasi läinud, oleksid sa staadioni otse enda ees näinud? Ja sa keerasid vasakule ning sealt jõudsidki uuesti tee peale või midagi sellist. Okay. Lihtsalt sellepärast, no mõtlen, sa ütlesid, ma tean, et sa rääkisid, et su telefonil pole eriti levi või see on katkendlik. Nii et mõnikord töötab. See on siis. See töötab. Lihtsalt teatud aegadel levi tuleb ja kaob. Ekraani üleosas ütleb, et teenust pole. Kas sa vaatasid sel hetkel oma telefoni või midagi sellist? Ma ei teadnudki, seda ma räägingi. Ma pidin minema oma sõbra juurde ja ütlema talle, et helistaks, et otsiks mu telefoni altpoolt. Ja. Sest ma ei teadnudki, mis juhtus, ma ei segaduses. Kõik, mida ma tean, on see, et mu aknad olid täiesti tuksi läinud. Ma tean, et ma sõitsin kellelegi otsa ja lihtsalt rikkusin kõik ära. See ongi kõik. Ja. See oli kõik, mida ma sain teha. Ma ei saa midagi muud teha. Kõik, mida ma mäletan, et tema ütles mulle, oli hüüa mind, joo vett, helista mulle nüüd, joo vett. See oli kõik, mida ma sain teha. Ma olin liiga šokeeritud. Ma ei teadnud isegi, kus mu telefon tol hetkel oli. Ma pidin, ma ei tea, tegelikult usun, et ta kas tõi selle mulle või ma ikka veel otsisin seda. Ma ei tea isegi. Okay. Nii et lihtsalt kokkuvõtteks, nagu ma aru saan, mida sa räägid. Sa tuled oma majast, mis asub Viking Vale, eks? Liikusid maja poole, mis asub Houghton Liberty tänava piirkonnas. Või Vani oma, vabandust. Maxboxi koht. Nii et liigud mööda Pensacola tänavat. Ei, see oli Tennessee tänav, seda tean ma kindlalt. Tennessee. Kui ma alla tulin, siis see oli Tennessee tänav, sest tead küll, ma möödusin TMH-st ja läksin selle valgusfoorini. Ma keerasin paremale ja läksin alla. Nii ma jõudsin Florida State'i tegelikult 4. osariiki, ma Tennessee piir. Tennessee. Jõudsin Leonini. Ja. Lähen täiesti sinna poole alla. Ja siis ma tahan öelda vasakpöörde ja nii ma jõudsin Florida State'i väiti. Kas sa mäletad, kuidas sa sõitsid näiteks? Kas sa mäletad seda suurt Holiday Inni või midagi sellist nagu ümmargune Sheridan hotell? See tõeliselt kõrge hotell seal Civic Centeri ja muu taolise juures. Jah, seal kuskil on bensiinijaam. Kas sa tulid alla? See oli seal poole, see oli enne seda. Aga sa mäletad, et olid Tennessee tänaval? Jah, olgu. Kas sa siis keerasid Macombi peale? Kas see veel õigesti? Macombi raudtee? Vabandust. Ma tean, et tänavad on segased. Ma ei tea, kes need tänavad siin välja mõtles, aga ma eksin ka aeg-ajalt ära. Olgu, nii et mööda Tennessee tänavat alla ja siis jõuad sinna, sa ütlesid, et seal kuskil on see Civic Center. Ja, härra. Ja see on ühesuunaline tee. See on 2 sõiduraega.
Jah. 2 sõidurajaga. 2 sõidurajaga. See on ühesuunaline tee, mis läheb otse alla. Okei. Ja lõpuks viib see välja jalgpallistaadioni poole. Jah. Okei. Nii et sa sõidad mööda teed, sa ütlesid, et seal on natuke liiklust. Jah. Aga kas sa kirjeldasid seda kui tihedat liiklust? Ja. Ma nägin 2 autot enda ees, sellepärast ma ütlesingi liiklus, sest ma teadsin, et mu vasakul on 2 autot ja see auto tuleb minust mööda. Jah, nii et seal vasakul olid need 2 autot, nagu sa ütlesid. Jah, olgu. Päikesesirmid alla. Kas sa kuulad raadiot või midagi? Tead, mu raadio oli katki, nii et see ei saanud isegi raadio alla. Ja pärast õnnetust esimene asi, mida sa teed, on lihtsalt edasi minna. Ma aelustasin alguses, aga siis hakkasin paanitsema, nagu ma lihtsalt pidin minema. Okei. Ma ei tea, kus telefon on, mitte midagi. Ma pean peatuma, et paigal püsida. Nii et ma läksin kõige lähemale kohale, mis mulle pähe tuli ja siis sa helistasid emale. Jah. Willis Trueblood Juniorile esitati süüdistus surmaga lõppenud õnnetuspaigalt lahkumises. Alguses ei tunnistanud ta end süüdi ja vabastati kautsjoni vastu vanglast. Siis 2026 aasta jaanuaris ei vaidlustanud ta süüdistust. Teda ähvardas maksimaalne karistus 30 aastat vangistust. Siiski mõistis Leon County ringkonnakohtu kohtunik talle 8 aastat vangistust. Teatavasti peab Willis Trueblood Junior kandma vanglas kohustusliku miinimumkaristusena 4 aastat. Ta peab maksma ka kahjutasu ning tema juhiluba on 3 aastaks tühistatud. Veebis olevad andmed näitavad, et ta kannab oma karistust Lake City parandusasutuses. Aitäh, et kuulasite seda Inside the Crime'i episoodi. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin taas homme uue juhtumiga.